Tuisk on 4. päeva. Mida me kardame? Julged püüame olla. Mida me kardame? Tuisk on 5. päeva. Teid ei seleta silm. Meil on siiski meeles, seegi on Jumala ilm. Tuisk on 6. päeva. Ärivitriinis on hang. Vang on natuke vaba, kuna vaba on vang. Tuisk on 7. päeva.
tuisul on oma tee. Taevas teeb meile selgeks, aga taevas ei tee. Mu süda valutab. Mu poiss on huligaan, küllap vist. Eile tuli ta koju, vaatas peeglisse, vahetas kuube. Siis vaatas peeglisse, vahetas kuube. Siis vaatas peeglisse, vahetas ilmet ja sellega läks. Ja mina, vanaisa, jäin koju teda armastama. Pesunaise tütar 3. salm. Hiilis üks kääbus, ta kuub oli liblikaid täis, ta silmades päikesi hääbus, ta käsi hästi käis. Külaskäik. Meil on elakava meil, palju materjali. Kumab kergeid laternaid ja siia linnajakku ei suuda mõelda ärevust, ei poolt, ei vastuhakku. Tulin siia iseendast. Keegi mind ei toonud. Aiad varjavad neid maju, kus ma olen joonud. Väetidesse kasvanud võlvid, ära läheks nad. Imelik, et majanumbrid kõik on 8. Poeg on koolist kodus juba. Tal on kardelparti. Kaua seisan ja ei leia oma nimekaarti. Juhtus nii, et Anneli ei lahkunud koolipinki, sest kandis kooli kleidialva naabri Tõnni kinki. Mingi tüse tunne tärkas, samuti ka Tõnnis, kuigi mitte otseselt, vaid hoopis kaudselt Tõnnis. Tõnn siis ühes keemiatunnis vaatas, et ei klapi. Pingi tegi suuremaks, tõmbas küljest klapi. Ha. Viimasel ajal saab Eestimaal alati nalja. Olen muidugi kohas, igal pool küll ei saa. Eilama naiste rahvam, põõsad leidsin kalja. See nali ajas mind naerma, naersin. Pärnu linnas üks naine murdis mehele truudust. Mees oli kokku läks voodisse teisega, kes oli ennem tundnud selle naise järele puudust. Pärnus aga rahvas sai naerda, naeris. Hoopis naljakas lugu juhtus viimate Türil. Joodik läks uulitsalle ja ilma püksata pärast vainema peaga suur oli hädisel Jüril. Türil aga rahvas sai naerda, naeris. Jälle ma naiste rahvam, kõõsad leidsin kalja. See nali ajadi naerma, naersin. Viimasel ajal saab Eestimaal alati nalja. Olen muidugi kohas, igal pool küll ei saa. Kui lapsena televisioonis ma mängisin kaamera ees, oli elu kui pliiatsi joonis, ei paljud seal värvisid sees. Oli
elu kui pliiatsi joonis, käib valsal värvisid sees. oi, ma mängisin mängude mängu, oi, ma mängisin siis nagu hull. kui hulad jäid hävimal längu ja õhtustul valutas mul. kui hulad jäid hävimal längu ja õhtustul valutas mul. seal ootasin neiduse neidu, meie vahele midagi jäi. nüüd ta jälgi seal majas ei leidu, sest valguse kätte ta jäi. nüüd ta jälgi seal majas ei leidu, sest valguse kätte ta jäi. uut kultuuri nüüd kõik jalad tunda, talle vana ei järgneda või. uued tunned annavad tunda, mida sajandi lõpp meile tõi. uued tuuled annavad tunda, mida sajandi lõpp meile tõi. aja möödes muutuvad tiitrid, suured plaanid ja paremaks nänd. aina uuemaks leidid ja sviitrid ja saatele sobib uuend. aina uuemaks leidid ja sviitrid ja saatele sobib uuend. vaimuelu ja sellele järgneb õigus. kokku riided mingisugune. võite kaasa ja laulda. valsile. mismoodi on sul vaimuseis? ei seisa vigu, kas tõstab teatab ükskord meid? kui väike tigu. kas tõuseb ta kui päikene ja valges suur või väikene? lähege mustaks muure läbi, nii et ka 1000 aastat häbi. 1000 aastat häbi. õigus olla õnnetu, kas sa seda ei tea? õigus olla õnnelik, kas sa seda ei tea? õigus põhiseaduslik, kas sa seda ei tea? õigus põhiseaduslik, kas sa seda ei tea? õigus unenägudel, kas sa seda ei tea? õigus tegelikkusele, kas sa seda ei tea? õigus vaimu mõistusele, kas sa seda ei tea? õigus vaimu rikkusele, kas sa seda ei tea? õigus jääda muutumatuks, õigus muutuma, õigus oma mänguasju käega muutuda. mis on see luuletaja luule? luuletaja luule, see on, kui mõtled elule, ja millegi muule, mis on see inimese osa, silma ja silmas, end mitte ära magada. peab seda silmas. miks sina rääkides longid oma pöörase laulu teed? praegu on kõigil salongid ja tohutu neutraliteet. praegu on kõigil salongid ja meile mentaliteet. mis sa
ja merekalda päev. Onu Ruudi töökoht on Tallinna veevärk. Ja aina imestab, kus on temal suuvärk. Iga asja kohta ta ütleb niivõrd õieti, et kuulab noor ja vana, suu lahti, aegi õieli. Aias on Ruudi onu, taskus tal kommi ja küpsist. Anekdoot nalja palju, võtab just nagu varmast. Kodus kultuure teeb, patineeritud kipsist. Tallinnas mina ei tea ühtegi tema sarnast. Naine tema müüjanaks Välgu elektripoes. Müüb vana Tallinna lappe, sest et vana on moes. Poja töökoht on mehhaniseeritud autokolonn. Nüüd öeldud peaaegu kõik, mis üksmeelne pere see on. Neil üldse ei teki riidu, sest kokku nad iial ei saa. Ema on päeviti tööl ja isa öösel kanaalis. Toomas poeg autoga sõidus, ratta all voolab maa. Või aga vaba päev laulab ta õlle saanis. Ema ootel. Võiks öelda, et selle luuletusega võib-olla Vabur ära olusti 25 aastat tagasi. Kõik viidingu luuletused olid ta peas ja... Ma ütlen ainult enda poolt siin 2 sõna, et tuli väga et ema ootab minu mõnest eesti keelest võiks tähendada 2 asja, et ema ootab kedagi, näiteks mind. Ja et mina ootan näiteks ema. Ema ootab. Tramm polnud punane ja sininegi polnud. Ta oli lillakase vahel hall. Ja rahvas istus vaikselt vastamisi, peas olid kuklad härmsaatma all. Ja tsehh jäi vastamisi teised tsehhi näoga, ei olnud sosinat, ei kisa ega vilet. Ma seisin platvormil, 2 astet allpool seda. Plekkmantel seljas, selle taskust pilet. Ja oli väljak, mille nimi pole meeles, kus pidin trammist maha astunud. Ja enne veel, kui ukse tegin lahti, seal toetasin end tema vastuma. Ja keegi oksendas. Ja täitsa kogemata, mitte meelega. Ma tean, et kogemata mitte meelega. Ja mulle pähe ja mu riietele. Ma tundsin kõigi 5 meelega. Ja joostes koju silmad ninad kinni, ma trepikoja mustaks tegin vist. Ja ema kella peale tuli õige ruttu, ta küllap ootas nende külalist. Ja mina tulin. Tulin ainult mina. Et ainult mina, nii ma tajusin. Ma nägin midagi, mis suurem veel kui viha ja vannituppa kõlama ajusid. Ja ukse lõppu keerasin besestiks, siis kloppimine algas teisel pool. Ma katsin avada, kuid enam polnud vaja. Uks langes oma uksepiidast pool. Jäi kahvel kividele ja mind pandi vanni ja riide pisati ja mailid tämbrisse. Ma olin paljast, olin märge, väike ja kuulsin eestluseid ja tämbrisse. Ja erakordselt tahastavat juttu ta veeretas, et ta on väsinud. Et iial mehe ega venna ukseta õnnetu ei ole kasinud. Ja nüüd siis mina lasksin võõral pätil end teha täis ja tuska temale. Siis nägin Guten Morgen käterätil, kui seda tahtsin anda emale. Pealkirjata luuletus, nagu enamus inimene luuletus. On õhtu, jaanuar, kõik teed on umbes. On külm, on võõrad toone, siin on lumes. Paks mets ja meie oleme umbes. Kuid siis en näe, seal üks televiisor lumes. Ekraan on hele, merekande palmid, paar suvilat ja mõned limusiinid. Siis vahetuvad pildid, nende all ka salmid. Ja mul kõik New Yorgid, varnad, viinid. Mine taevariik ja saamine riigi piir. Selle maapealse paradiisi pikk, viltune valguskiir.
Aprill on ammust ajast minu lemmikkuu. Ma jumaldan aprilli väikseid nalju. Ja igal aastal minul on öeldud, et luban endale aprillis pisut palju. Nii läksin tööle, hunnin pritsis peni. Tõupoolest bokser, ise porin. Vee sülikond, mis puhas olnud seni, sai üsna mustaks, lausa porin. Ma mõtlesin, et vaevalt meeldiks teile, kui teie allu oleks määrdunud. Seidaks varju mõlemale meile, kolleegid oleksid ennast pöördunud. See väike äpardus peaks saama andeks anda. Ma usun andestuse ülimat efekti. Ei tohiks karistada äparduse pärast muus osas tubli töökat arhitekti. On Läti ja Eesti piirilinn. Ma loodan tänanuga ei saneeru, ka sõber pilu poes on avarii, sest kes ei ikka viina valmis ostis ja ega meil nii palju joodagi, sest kes ei ikka viina valmis ostis ja ega meil nii palju joodagi, on Läti Valgas asi palju hullem. Neil tuleb moodi otse Riiast rääm. Võiks minna koju, võtta Eva kaasa, kuid ole vahe, kui ka siia jään. Võiks minna koju, võtta Eva kaasa, kuid ole vahe, kui ka siia jään. Üks asi mulle ei meeldi, see ilus Eva vanamoodne bluus. Kuid see on kõnes, mis ma ikka norin, kui kogu värk on hoopis miskis muus. Kuid see on kõnes, mis ma ikka norin, kui kogu värk on hoopis miskis muus. Oh, millest siis ja kuhu kadus ülu ja kus nad täna Leaga seksivad. Kui mõtlesid, et täna ma ei tule, siis küll nad väga rängalt eksivad. Kui mõtlesid, et täna ma ei tule, siis küll nad sitta kanti eksivad. Ma lähen nimelt, kui siis juba kohe, ja lõpuks see on minu tubataan. On jälle tuul, mis puhub vere lahjaks, ma sütan suitsu neljandikuga. On jälle tuul, mis puhub vere lahjaks, ma sütan suitsu neljandikuga. Tallinna mehe rokkvõtisklus. Lugu on kirjutatud ajal, mil Eestis otsiti ainest vaba õhu rock-ooperi tarvis. Kõik eposed on ammu tehtud ringi, ei aita mikka välismaine mingi. Ei mitte rungid noore meda, raske rockiks teha seda, mis ei meeldi meie noortele. Rockis meil on tarvis optimismi, tugevat, kuid siirast elurõõmu. Puudus kodanlus ja aadel massikult, teistel maadel terveid rahvist nähtavad on. Aga meil on arvatu paaren, Anton Hansen, kirjanik Tammsaaren. Tallanen nikkeks viisid tammarrutlust teadma operina rockin lavahel. Sõbra poiss võiks laulda küll, õigus tehtaks ta üle. Sisu kokkuvõtte trükiks kavaleel, võideks tüki, rohi kuningal on küll. Kärbest liiga palju oleks vaja kärpida, kõial poiska poleks taha, kes see toob ta raha minu katte kilkeseks jääb. 2 kilost peariini, 3 kilo salki, 5 kilo parafiini.
see pulver puistab, tantsub põrandale maal. Seda ahendab ka meil sillase maa. Saime vaimaks ja ühel õhtul kallil, kui me kohtusime koolilõpupallil. Minu kõrvalest ta puutus sinu suu ja sa sõistasid nagu meeletu. Sa võtad kallin, 2 kilost reaali, 3 kilo valki, 5 kilo parafiini. See pulver puistab, tantsub põrandale maa. Seda asendab ka meil sillase maa. Päevad lähevad tihti, elu tundub kivem, aga tantsupõrand ikka püsib libem, sest me sinuga ei unustada saa. Seda valget tööd minu õpetasid sa. Sa võta kallin, 2 kilost reaali, 3 kilo valki, 5 kilo parafiini. See pulver puistab, tantsub põrandale maa. Seda asendab ka meil sillase maa. Eluaeg olen tapnud õue, mida see mulle tähendab. See on hinge ainukene nõue, mis mind elule lahendab. See on hinge ainukene nõue, mis mind elule lahendab. Oi, raske on meie kliima, mis on umbusodust hall. Olen tädile kooke viimas, metsateen ja jalge all. Metsatee minu jalge all. Metsatee mu jalge all. Metsatee jalge all. Metsas kohtan ma nümfe ja gnoome, noori siigutuid, reilisi. Kuid on ka rangeid aroome, karmelindast leisi. Vana tädi, see sööb minu anni, seekord kohtamata jääb mind. Õnnavilled on mu mängukannid ja mu armastus piiritud. Õnnavilled on mu mängukannid ja mu armastus piiritud. Metsatee mu jalge all, metsatee mu jalge all. Metsatee mu jalge all, nende saage all, mis sina olid. Praegu mõtleme kõik Andres Enile, kes ei jää aikudest alla, sugugi Johan Viidingule, Jüri Üpile, mis iganes. Kivilinna aikud. Jaapan on kaugel, Eesti on kaugemal veel, ütlevad tuuled. Kirjutan vähe, hiljem valin ma välja, mida ma näitan. Vaatasin palju, hiljem valiti välja, mida ma nägin. Ballaad inimestest ja rahast. Ma olen pannud segast, ka selgelt on mind peetud muidugi segast ja antud ammu on. Ma olen saanud raha, riile, söögid, toad. On tihti väga paha, jalg märg või ürid maha. Ma kadunud sisekordaja, tolmulappisid, ei suuda teha korda, ka seinakappisid. Sa pahkem kille seina, ei oska laulda. Ma oskan laste heina vaid ära kodusel. Soome lahe kaldal
ei tea, kui Helsingi sanomat. Aknaid pesta on hea, täidan ja andmat. Suure sodi ma võtan sitsi kalsuga ära. Helsingi sanomat aga annavad viimases ära. Vett imeb hästi sisse Helsingi Sõnumileht. 4 akent mul pestud. 1, 2, 3, 4. Otsa ei lõpe veel leht. Mõni lehekülg jääb mul ikka veel alale. Need panen saabasti sisse või lähen alale. Istun jälle restoranis toolil. Külm on sõrad elu garderoob. Sel želeel on liikumatud silmad, mida kelner linnutiivul toob. Mida kelner linnutiivul toob. Kanakutlet välja laseb rasvam, kuskil kaugel põtsub kõladev verb. Kallis poeg, sa ruttu suureks kasvam, näed Pariisi kairot surnu merd. Näed Pariisi kairot surnu merd. Palun arve, meil on muiki käitel. Pole tarvis tänamist nüüd. Kallis poeg, sa pole enam väike. Nüüd pead teadma, kuhu ennast müüd. Nüüd pead teadma, kuhu ennast müüd. Ära solva kodanike sigu, siis sul hästi käivad rahad. Ära korda oma isa vigu, õpi keeled anna kübarad. Õpi keeled anna kübarad. Rännumehe teega kõik võivad kaasa laulda. Meil on lugu. Ja me jätsime 15 lugu koju teadlikult, et muidu me jääkski õhtuisi ja laulame 14 ära. Laulsime. Meil on lugu, me oleme, kuidas ütelda, suhteliselt vanad. Alas. Ka sedasi, suhteliselt vanad esinejad, mina muidugi eriti. Ja siis... Ta on minust 7 aastat noorem. Ja siis on niimoodi, et nüüd tuleb tänulaul, lõpulugu tõesti. Ja kui mingil põhjusel peaks juhtuma, et keegi tahab pärast plaksutada, siis me enam uuesti ei tule. Me lihtsalt ei võtnud rohkem Kalle. Siis teete oma loomiga. Kahe rännumehe teevis mööda jõest, kaldal kaunis neiu valas pisaraid. Neiu ütles, ei saa üle ema jõest, aga mehed sellest nii aru said. Neiu ütles, ei saa üle ema jõest, aga neiu sellest nii aru said. Noorem rändur võttis neiu kättele, üle jõe ta viis ja pani ta nõnda leen. Tuli tagasi ja kuivatades end, ütles teisele, meil aeg on minna vend. Tuli tagasi ja kuivatades end, ütles teisele, meil aeg on minna vend. Paari tunni järel küsis teine mees, kas sa puhas oled oma südames. Kas ei toonud sulle patumõtteid see, kui sa neiu viisid süle veel? Kas ei toonud sulle patumõtteid see, kui sa neiu viisid süle veel? Noorem rändur seisma jäi ja ütles nii, jätsin neiu mitu tundi tagasi.
mina neiu panin maha ammugi, sina kannad teda ikka edasi. Mina neiu panin maha ammugi, sina kannad teda ikka edasi. Oli väga intensiivne tund 15 minutit, et ma arvan, et need luuleluuled ongi piisava vahega, et me saame nüüd kuu aega seisida. Osuda. Järgmine kord me tuleme uute inimeste ja uute lauludega. Aga ma tahan üle anda sulle Rapla raamatukogu raamatu, sest seda fakti mina ei teadnud, et raamatukogu asub sinu sugulaste. Minu vanaema ja vanaisa ehitatud maja ja siin oli viimati jalgpalliplats siis. Aitäh. Ja sõja ajal. Aitäh. Oi, mul on lille. Valterpilk lille. Ma tahaks tänada teid suurepärase näite eest koostööst. Täiesti kaks erinevat karakterit, täiesti lootuselt erinevat karakterit teevad suurepärast koostööd. Siin on teie õhunda osad olnud. Mul juhtus see, et ma olin 2 nädalat taastusravi ja ma sain magada, ma ei ole 10 aastat või 12 aastat üldse magada saanud, sest mul oli väga raske see talutöö ja ma võtsin eile õhtul 9:30 tableti, unetableti ja see ei ole kadunud ja ma tegelikult magan. Mul käib pea täiesti ringi, ma ei saa enam. See on kogu aeg niimoodi, ma võin öelda. Ei, aga see on täna teistsugune, ma ei ole, mu silmad ei sära ja ma olen nagu pilve. Aitäh. Ei ole, kas sa mäletad? Ei no miks ei mäleta? Ei, ma olengi peaaegu tagasi, minu poeg elab siin Suurpere 17. Nii et tore.